Trump nägi katset Iraani sõnul siseneda poliitilisse plahvatusohtlikku tsooni just siis, kui Washington rääkis peaaegu valmis kokkuleppest. Relvarahu ja Hormuzi väina avamine ilma Iraani šantaažita. Sel teisipäeval muutus see, mis näis olevat Valge Maja diplomaatiline võit kõrge riskiga kriisiks. Pärast seda, kui Ameerika väed ründasid revolutsioonilise kaardiväega seotud paate, keda süüdistati miinide merre heitmises, tabasid plahvatused strateegilisi piirkondi Iraani lõunaosas ning Iisrael hakkas valmistuma karmimaks vastuseks Hezbollahle Liibanonis. Donald Trump püüab Teheranilt välja kaubelda tuumapiirangutega kokkulepet, vaba mereteed ja väiksemat survet Ameerika vägedele. Kuid Iraani režiim näib olevat lõhenenud diplomaatide vahel, kes soovivad majanduslikku leevendust ja sõjalise tiiva vahel, mis tegutseb nii, nagu tahaks piirkonda süüdata. Just seal tuleb Iisrael pingete keskmesse, sest Netanyahu ei lepi sellega, et Iraan saab hingetõmbeaega, samal ajal kui tema relvastatud liitlased jätkavad surve avaldamist Iisraeli põhjapiirile. Mis tegelikult selles kokkuleppes plahvatas? Miks Iraan peab rahuläbirääkimisi samal ajal, kui tema sõjaline tiib provotseerib Ameerika Ühendriike? Kuidas saab Iisrael selle kriisi muuta piirkondlikuks tulekahjuks? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Trumpi valitsus töötas selle nimel, et sõlmida Teheraniga laiaulatuslik kokkulepe. Idee oli sõda ametlikult lõpetada, taas avada Hormuzi väin, takistada uraani rikastamise edasist arengut ja viia Iraan sügavamatesse läbirääkimistesse oma tuumaprogrammi üle. Ameerika ametivõimud ütlesid, et kokkulepe oli lähedal, kuid allkirjastamata, sest Iraani süsteem ei reageerinud Washingtoni soovitud kiirusega. Donald Trump tegi selgeks, et aksepteerib ainult suurt ja olulist kokkulepet või ei aksepteeri üldse mingit kokkulepet. Plaani keskne osa oli lihtne mõista. Iraan saaks majandusliku leevenduse, võimaliku varade vabastamise ja võimaluse taas naftat müüa, kuid ainult siis, kui ta annaks reaalseid tavatisi. Ameerika poolelt oli nõudmine vähendada survet meretranspordile ja siduda Teheran kohustustega, mis takistaksid tuumategevuse taastamist. Just seal hakkabki kokkulepe poliitiliselt plahvatama, sest diplomaatia püüdis leida väljapääsu, samal ajal kui revolutsiooniline kaardivägi tegutses sabotaaživäena. Ameerika Ühendriikide ametnike avaldatud andmete kohaselt viisid USA väed läbi enesekaitserünnakuid Iraani lõunaosas, et kaitsta vägesid ja lennukeid. Sihtmärkideks olid raketi stardipaigad ja Iraani laevad, mis nende teadete kohaselt üritasid merre miine paigutada. 2 revolutsiooni kaardiväega seotud alust hävitati, samuti pindmiste rakettide positsioon Bandar Abbases, mis on Iraani mereväe jaoks strateegiline piirkond. Kõige trisisem detail on see, et Washington püüdis neid rünnakuid esitleda kaitsetegevusena, ilma et oleks välja kuulutatud relvarahu lõppu. Tegelikult oli sõnum karm. Donald Trump soovib endiselt kokkulepet, kuid ei luba Iraanil kasutada läbirääkimisi kilbina, et rünnata Ameerika sõdureid. Relvarahu kehtib ametliku sõnana edasi, kuid sündmused kohapeal näitavad pingelist vaherahu, kus pommid, droonid, miinid ja laevad on pidevas valmisolekus. Bandar Abbas on muutunud selle ohu sümboliks. Iraani rannikulinnas Bandar Abbasis registreeriti plahvatusi ja teateid tulekahjust, samal ajal kui piirkonnaga seotud meediakanalid väitsid, et olukord on kontrolli all. Sellest hoolimata kostis plahvatuste müra tundliku sõjaväelise ala lähedal. See näitas, et läbirääkimised ei ole enam ainult diplomaatide ülesanne, vaid sõltuvad nüüd Iraani vägede tegelikust distsipliinist. Kui revolutsiooniline kaardivägi jätkab piiride katsetamist, võib Trump olla sunnitud sagedamini reageerima. Teheran üritab mängida 2 rindel. Avalikult ütlevad Iraani esindajad, et läbirääkimistes on toimunud edasiminek, kuid nad eitavad, et leping oleks allkirjastamiseks valmis. Kõneisik Ismail Bahai kinnitas, et suur osa teemadest on juba lahendatud, kuid lükkas tagasi idee, et allkiri oleks kohe tulemas. Ta püüdis samuti leevendada arutelu Hormuzi väina üle, öeldes, et Iraan ei kehtesta teemaksu, vaid võtab navigatsiooniteenuste eest tasu koostöös Omaaniga. See detail näitab lõksu suurust. Trumpi jaoks on Hormuzi väina avamine ilma väljapressimiseta osa võidust. Iraani jaoks tähendab teatud kontrolli säilitamine väina üle, võimalust esitleda järeleandmist kui suveräänsust.
probleem seisneb selles, et iga tasu, kontroll või nõue, mille Teheran kehtestab, võib kõlada kui uus surve meretranspordile. Washington teab seda, Iisrael teab seda ning ka turud vaatavad sellele piirkonnale kui sädemele, mis võib süüdata hinnad, kaubateed ja valitsused. Doha sattus läbirääkimiste keskmesse, sest Iraani ametnikud läksid Katari. Vestluste käigus ilmub Katar diplomaatilise vahepunktina, samal ajal kui Marco Rubio püüdis hoida võimaliku kokkuleppe ootust. Aga Iraan pani lauale veel ühe takistuse. Nad tahavad, et ka olukord Liibanonis oleks paketis sees. Teheran püüab teisisõnu kasutada Hezbollaht kaudselt kokkuleppe osana, sest nad teavad, et Iisrael ei lepi sellega, kui rühmitus jätkab rünnakuid. Just siis lõi Iisrael piirkondliku häirekella. Benjamin Netanyahu teatas, et Iisrael kavatseb Liibanonis rünnakuid Hezbollah vastu tõhustada. Ta ütles, et rääkis Trumpiga ning et Iisrael säilitab õiguse seista silmitsi ohtudega mitmel rindel. See lause on kaalukas, sest näitab, et isegi kui Washington peab läbirääkimisi Teheraniga, ei kavatse Jeruusalemm oma julgeolekut allkirjastatud memorandumile delegeerida. Kiirustades jätkas Hezbollah lõhkedroonide saatmist Iisraeli vägede ja Iisraeli põhjaosa piirkondade pihta, teatasid Iisraeli võimud. Alates aprilli vaherahust on Iisrael jätkanud operatsioone Lõuna-Liibanonis ja rünnakuid rühmitusele omistatud positsioonide vastu. Netanyahu on nüüd sisemise surve all, et reageerida jõulisemalt, eriti pärast seda, kui parempoolsed ministrid nõudsid vastust Liibanonist lähtuvatele droonidele ja ähvardustele. See on piirkondlik tulekahju, mis hakkab tekkima. Iraan peab läbirääkimisi Trumpiga, kuid tema relvastatud liitlased suruvad Iisraeli jätkuvalt sõtta. Iisraeli opositsioon sekkus samuti arutellu, kuid teisel põhjusel. Ja Yair Lapid kritiseeris tekkivat kokkulepet Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel ning väitis, et see oleks halb nii Iisraelile kui ka kogu piirkonnale. Jeruusalemma mure on, et leping avab Hormusi ja käsitleb uraani, kuid jätab kõrvale plahvatusohtlikud teemad nagu ballistilised raketid ja Iraani toetus relvastatud rühmitustele. Iisraeli jaoks tähendab see, et režiim võiks saada majanduslikku leevendust, kaotamata tegelikult oma piirkondlikke survevahendeid. Trump üritab muuta selle lepingu millekski suuremaks. Ta ei taha lihtsalt taas avada mereteed ega saada Teheranilt tuumalubadust. Ameerika president survestab ka Abrahami lepingute laiendamist, püüdes panna Araabia riigid Iisraeliga samale normaliseerimise kursile. Probleem on selles, et see plaan sõltub usaldusest, aga just usaldusest ongi puudus. Iraan tahab raha, leevendust ja hingamisruumi. Ameerika Ühendriigid tahavad vaba läbipääsu, tuumakontrolli ja kaitset oma vägedele. Iisrael tahab vabadust rünnata ohuallikaid ilma luba küsimata. Hezbollah tahab säilitada sõjalist survet. Revolutsiooniline kaardivägi tahab näidata, et ei allu kellelegi. Iga osapool tõmbab oma suunas. Ja Trumpi lepe jääb laua keskele nagu dokument, mida ümbritsevad põlevad tikud. Sellegi poolest Valge Maja ei tagane lihtsalt. See ei ole rahu iga hinna eest. See on survega lepe. Lepe järelevalvega ja lepe, millele järgneb kohene vastus, kui režiim testib punast joont. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõepärase infoga kursis. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla kogukonnaga veelgi paremini seotud. Milson Alves.